Mis juhtub, kui 5 kanget seiklusselli astuvad vastu pealtnäha võimatutele katsumustele eesmärgiks 2 päevaga ratastel 140 kilomeetrit läbida ning pidada vastu öö arhailises Luasoo metsaunikeses? Seda saate teada videoseerias Sihvad Luasool. Selles episoodis enne reisile asumist tehakse ellujäämiseks ettevalmistusi ning rattaselga asudes kruvitakse ennast läbi tihedate Eestimaa metsateede ning kohtutakse eksootiliste olenditega. Enne video juurde asumist teeme aga tutvust meie rännumeestega. Jumala haip tegelikult, mõtle magamiskott peale. Jumala hea see. Reaalselt, te ei taju. Tegelikult on hea, et metsad põlevad. See on osa elutsüklist. Minge pange metsa põlema. Ei, aga koka võiks natuke parem olla. See on see ikkagi see mõniste aktsent on sees selle. Kooli oskanud piletid ära osta, nii ma olen rangis maha. Korraldaja läks küll, kui võin natuke rohkem tööd teha. Kes tasa targu teeb, see edasi jõuab panemini. Sorry rahvas, ma äpil liiga palju, et ma vain kinni panema. Meie matk hakkab küll homme, aga täna on ikkagi väga tähtis päev, sest täna me valmistume matkaks ning meil on väga palju asju vaja teha. Esiteks me ostma toidukraami homme õhtuks ning ülehomme hommikuks, mis on hädavajalik. Ma ei ole midagi poest vaja. Sinna! Me peaks praegu poes olema. Kell on mingi 3 äkki juba varsti. Ja ostame 5 kruntsit ja 5 kornid, milles probleem? Nii, 5. Rolli need Perpi finger. Pean äkki mingi listi. Mul oli kunagi see kodus. Sa sõid ühe ära, sul hakkas reast halb. Võtame tead seda ka. Ooga Belvitad. Me otsime mingi ongi asju. Sisse. Oh, hell. See on nagu reast kõrv. Unepadi. See on meie mentaalne tugi. See on meie lükke. Mingi luksusreis. Me peame selle asja praegu välja mõtlema. Me ei saa ennem ära mingi. See on sõias. See on 7 kilo umbes. Mida sa teed? See on sinu poekorvi bioviin midagi. Maitse. Veel teeb vaja. Mille jaoks? Teed proovis kasulik olla teha. Te peate ikka väga läbi mõtlema. Selge ligi. Eks ma nõud reisi võtta. Original. Metsa võite ja mesi. Palun, härra. Ma tunnen neid, ei ole karjuma. Api! Lähme ostame ära seda. 34 €. Elu isu läinud. Ma võin poes mingi 40. Teiseks võiksime osta valurehve ja rehvivahetuskomplekte, mis on rangelt soovituslik, sest kui me tee äärde jääme, siis meid enam midagi muud ei aita peale enda vahendite. Sul on tagant poildiga või on ekstsentrik, nagu selle rattal on väga saata. Pärast lühikest rattalast juhendamist saadi vajalikud teadmised ja vahendid. Samuti aitas lahke müüa järgi vajaka jäänud elutarkuste õpetamisega. Heebrid, nendega saab rääkida maha. Neid on vaja tõenäoliselt. Ootab, see läheb katki, kui läheb, siis Uku oskab parandada, sest ma midagi väga aru ei saanud, mis see mees rääkis, aga nagu Uku. Paned kummikraal midagi. Internet on olemas YouTube, kui see enne ei ole. Kui isa ole sul õpetanud, see sukse lihtsaid elementaalseid asju, siis võid ikka YouTube'is vaadata. Me oleme 5 korda katsi ikka oma rehverdamised. Viimaseks on vaja kott kokku panna, et homme hommikul rahulikult rongi peale jõuda. Kell on 10:30 ja me hakkame kotti pakkima. Esimese asjana teeme ära võileivad. Võileivad jaoks me osutame siis hernepoest ostetud saia, see on siis kõige tähtsam osa. Sai, või mis on otsas, vaata. Ka hernepoe või. Siis atleedijuust, mis mul on 2 tundi väljas istunud. Vanaema kotletid. Sink, mis vist ei ole isegi sink. Grünefee salat, tasuta sain, tegin tööd nende heaks. Viimaseks koostisosaks vanaema kurk. Kõigepealt paneme saia rösterisse. Pooled teeme röstrid ja pooled vedelad. Siis samal ajal mõistlik hakata juba kurki hakkima. Natuke liiged valgele ka. Homseks päevitavad ära. 2 ilusad võisaia, juust, sea välisvilee. Salat. Nüüd on grünest fee välja võetud. Nüüd on mürgid välja võetud siit kapsast. Nüüd peab natukene kuivama, nii saab kõige kvaliteetsem salat. Ja kotleid ka ja oili.
meil on 2 poolt valmis kokkupanek. Ja on koos ka suht pirakas. Ja nüüd teine samasugune. See ongi siis meie söök. Kell on 11 ja mul on veel kott pakkimata. Esimene asi ongi tasklamp. Järgmiseks on haigmusel tuletabletid. Rehvi vahetus asjad, selle tuleb kumm ära. Varu sisekumm, ratta mingi kleepsud veri. Rattalukk, dressikas, varusokid, püksid, uus nokamits, sporisokid, väikspillid. Veel sokke ja sporisärk. 2 paari allukaid, kuku käterätik, kilekas, pikad püksid ja nõus värska, tõde ja õigus. Hambakummid ja hambahari. Mapassa lukkuma. Tühi kell ja kellalaadija. Akupank, magamiskott ning kaamervarustus. Kõik asjad on pakitud, nii et näeme homme. Tere hommikust. Rong lahkub 40 minuti pärast. Ma ei tea, raudselt on midagi maha jäämas. Hommik, väga mõnus on ärgata. Kott, siuke mõnus, see kuidagi lükkab sinna külge selle magamiskotti. Magamiskotti ei ära, sinust lühakotti. On midagi öelda või? Perroonil tegid seiklussellid üksteisega tuttumisest ning trügiti rongile. Läheb kitsaks. Saad hakkama või? Küll ta kohe saab kohe. Oota, tuleb. Jaagup peaks siin ratast ühestest. No ikka juhtub. Uku läks appi. Õppis enda oma praegu. Ma ei jõua, ma ei ole selles füüsiliselt ega vaimselt valmis. Lihtsalt kilti ootab ees. Kunagi ole vist nii pikka sõitu ole teinud rasta rattaga. No, ma ei taha. Pauli on näiteks 20 kilo kott. Versus kui minul on 20 kilo kott. Et siis Paulil on see palju raskem kui minul. Pärast julgustavaid lauseid saabuti palka. Kus see organiseerija ei korraldaja? Kuule, kui korraldaja, näita suunda. Hallo? Ma vaatan üle, kuhu lähen. Oi, jopa, toon ja ratt. Vend kartis, et see on kuredi ratta märjaks. Nii, värd. Kõik, rahune maha. Võtame ilusasti. Ja sõidule! Keegi ei saa minema! Ja sõit algab! Normid majad siin ikka. Ma ei tea, miks ma auto teel sõidan praegu. Teel asudes oli rännuseltslastel energiatase kõrgel. Meil on umbes 3 kilomeetrit sõidetud. Nii palju motivatsiooni. Ma olen kvalifitseeritud giid, et näete siin auto tee. Ja see põld juba, see on Lätimaa. Aga eks me ole kõik üks sama Nõukogude Liit tegelikult. See on ka tegelikult meie maa. Esimene maantee sa joob. Kiirussõidus on liigne 22 kilti tunnis hetkel. Tunneb mõnus. Just said esimesed 5 kilomeetrit täis 16 minutiga. Kiirus ei ole perfektne, aga ei ole ka halb. Kohe saab 10 kilti, siis täis kokku. Tunne praegu super. Koit on hea lugev poitt. See on nagu raskete pingamist ka. Õlad on peamine. Jalad on täitsa korras. Nii, härra varustus, kuidas sul läheb? Kus on emme järgi varsti? 10 kilti varsti tehtud 70-st, et higi juba voolab ja... Jalad nii tuivad juba. Loodame, et läheb paremaks. Mul on praegu kõik korras. Maru kiired lähevad mehed. Koti järgmisele mäele, mis on veel jäsem. Mina pean vähem Vaat minu kumbe. Kuidas see looge? Ei, see on see, et ta jääb maa külge kõvemini kinni, ma pean rohkem töötama. Jah, suur kumb on rohkem peale, ma rongis ja mahtub praegu sinna võitluse. See on igapidi siit. Ainuke koht, kus on see hea on ühel või tähtures seal selle rattarajal lihtsalt äge sõita. Pärast esimesi higipiisku jõuti Lüllemäele. Vaja tõmbas rihma lõdaks. Uku tuleb! Nii. Kõik on päris mina rohkem ühe. Ta näita selga. Never back down, never what? Hull mingi saavut, vaata, aga üks neandik on läbitud. Meil on veel räigelt sõita. Oh, tšau! Kuid peatselt suunduti uuesti teele. Vähemalt 100 kraadi tõusna. Selle lukukotiga on ikka jumala svännata. Poisid juba read maa. Pärast pikki otsinguid kohtusid rännusellid viimaks omasugustega. Väike lambapraad. Elekter või? Ei ole. Kuhu see läheb? Kuhu see ronib? On küll natuke elektrit, ütles poiss ja läks üle. Nojah. Mida ta teeb?
käbe. pikad kilomeetrid selja taga jõuti eksootilisematele maadele. Mida halli? Magab seal. Kuradi Aafrikas. Mingi keset pommarit, mingi hoovis on kaamel. Esimest kord elus ma nägin kaamel. Jah. See oli Eestis. Oh, see on Windows taustapilt siin taga ju. Ilmas ka veel seal. Soo on seal. Kuule, ma nägin kaamel. Kus kohas kaamel on? rännuseltslased punitasid edasi ning teed läksid aina kitsamaks. Täist kerge takistus metsateenne. Poisid kõik tulevad sealt. No mida? Viimas on. Upume uise läbi Eesti. Palju see teed on? No natuke on veel. Iga tõusu peal uus haamer. Ma ei tea, ma midagi üldse ei ole. Mida enam kilomeetreid selja taha jäeti, seda tihedamaks läksid pausid. Vana on seal. Ma võin ka vana need. Ma filmisin seda. Jakobi mägi. Jakobi mägi, jah. Ei, see on teine mägi. Ma nüüd näen kiirele seda. Mõnusast oli ikka väga kaugel. Miks me tegime endale? Kelle mõte see oli? Aga no ega mul on see füüsiline seisukord ka natukene teistsugusem. Paks on. Ma mõtlen, et äkki peaks auto ostma. Kuradi rattaga vantame siin. Võikude tšekk. Pole hullu. Need on räiged kuivad ja neid on 4. Mõnus. Meil on täna lõunasöök siis 2 viineripirukat, väga mõnnad. 1 suitsukana pirukas äkki või. 1 mõnus maius. Natuke mingit kommi, väike Tom kooli jäitis ja Coca-Cola, original. Ei, aga Coca võiks natuke parem olla. See on see ikkagi see mõniste aktsent nii-öelda on sees selle. Loomulikult tutvuti ikka kohaliku poega. Õhtust on peiti või? Kuule, ma sooja seda. Tee seda ka. Biskviit. See on nagu isale annad, vaata helistamise ajal, hoia seda. Uunjas. Kurkafe! Ärge poisid, palun seda. Nendega me tavaliselt paneme. Nad pane need p***e. Kes seda? Reaalselt, siin on ikka mingi sita osakesi näha. Oota, nuusuta seda, minust siin on pooli sita tükki. Tuttav lõhn. Kuule, äkki. Mida sa teed? Korraldaja saab hakkama. Mida aeg räige läbu maas. Miks on kõik mingi prügi täis? Mida? Läbu Paul või? Korraldaja. Teie pärast kukkus praegu. Kuidas me 5 euri selle peale jääks? Nii, aga mis sul see nagu raske asi siin on? Ma ei saa ikka veel aru. Mis kuradi asjad on siin kotid ja miks midagi, see on reaalselt. See on see, vaata, see on see, et sa paned sellisele kurku, siis tõmbad neid ümber pea, vaata. See on üks Starbandi sketšidest. See, kus see mees paneb talle... Sleiboy. Sleiboy. Mõnnistest edasi läks teekond juba raskeks. Mingi pilv on tal eest. Uku Ismaa. Mida tõusu? Viskab raskeks, jah? Jah, inerts on läbi. Ja ma käisin ikka praegu ära. Head hakkas automa hoopis. Hakkad varba juba valutama. See Volgas rongi peal maha tulek oleks nagu mingi mitu päeva tagasi. Kasutusele võeti viimased jõukarud. Jalad on täis kanged. Ei seisma jääda enam. Nii 8 kild töö lõpuni. Mis päev vastu, aga homme jääb küll raskeks. Just sõitsime Luhasusildist mööda, me peaksime kohe kohal olema Luhasoo. 10 kilomeeter. Paul ei ole isegi näha. Seal Kerjaku taga ongi vist, kui ma õieti mäletan. Let's go, parklaas. Järgmises episoodis meie seiklussellid seavad ennast sisse Luhasoo metsavanni ning üritavad seal öö vastu pidada.